Tere Virgo! Sina puudutasid teemat ideede kestmisest ja mainisid, et ideed on kui mentaalsed mudelid, kuid mis need mudelid täpsemalt on ja kust need tulevad? Ja nüüd tuleb katsuda paari lausega kokku võtta pikem jutt. Me sünnime kognitiivsete võimetega aru saada maailmast, meid ümbritsevast maailmast. Selle jaoks on meil ajus või mis iganes see organ on, eks ole, kes meid, kus me oma mõtlemist teeme, kus meil teadvus asub ja nii edasi. Selle jaoks tekivad seal teatud mudelid, mis aitavad meil ennustada maailma ette. Me arvame sellest, mis juhtub siis, kui ma liigutan oma kätt või me arvame, mis juhtub siis, kui ma vastan su küsimusele nii ja naa. Ja me püüame ennustada ette, mis selle tulemuseks on ja kuidas see meie elu mõjutab. Ja meil on mudeleid absoluutselt kõikvõimalike asjade jaoks, millega me elus kokku puutume. Ja väga laialt üldistades me nimetame neid siis või võime nimetada neid ideedeks. Ehk et meil on ideed igast asjade kohta. Meil on ideed selle kohta, kuidas maailm töötab. Meil on ideed selle kohta, mida meie sellest mõtleme. Meil on ideed selle kohta, kuidas teised inimesed maailmast mõtlevad. Ja sellele tuginedes me püüame siis oma igapäevast elu juhtida. Ja võtame nüüd natuke laiemalt, et millised ideed võivad muutuda meie ühiskonnale ohtlikuks või ka lausa hukutavaks? Ma arvan, et ohtlikum kui mingite konkreetsete ideed. Muidugi võib mõelda erinevaid ideid, mis võivad väga halvad olla. Ideed, et tuleb kõik peavad surema. Ma arvan, et see on päris halb idee inimkonna kui liigi jätkamiseks. Aga ma arvan, et laiemas laastus ohtlikum kui mingi üks või teine idee, sest see viitab ka sellele, et on väga palju ideid, mis ei ole ohtlikud. Ma arvan, et iga idee võib olla ohtlik, kui sellega minna üle piiri teatud mõttes. Et ohtlikum on see, kui me kapseldume ühte ideesse või ühtedel ideedel tuginevatesse ühiskonnamudelitesse, kus meil kaob ära vajadus ja võimalus erinevate ideede üle vaielda, neid ideid seeläbi võib-olla avada, paremini välja artikuleerida ja saavutada tegelikult siis nagu rohkem ja laiem ja mitmest vaatest maailma analüüsiv ja tõlgendav teadmine. Nii et mitte üksikuid ideid ei tasu ritta panna, vaid pigem see võiks olla meie tervise, ühiskonna tervise mõõt, kui palju on meil debatti erinevate ideede vahel, millest võib siis välja kasvada uus teadmine. Kiikame ka korra poliitikamaailma ja küsin sinult kui kultuuripoliitika uurijalt, et milline roll on poliitikal kultuurielu edendamisel? Nii nagu iga poliitika, mida riik või avalik sektor laiemalt kujundab, see peaks kuidagi justkui mingi ühtse nägemuse järgi mõjutama seda, mis toimub maailmas. Ja kui meil on arusaam sellest, mis on täna ja samas arusaam sellest, kuhu me tahame jõuda, siis me analüüsime, mis on puudu, mis on üle ja me püüame poliitikatega seda kuidagi korrigeerida, eks ole. Kui me näeme, et kultuuriline mitmekesisus on eriti väikses riigis nagu Eesti midagi, mis ei suuda ainult turutingimustes näiteks toime tulla või me peame hoolitsema selle eest, et inimestel oleks ligipääs mitmele või väga erinevale kultuurile selle jaoks, et nende maailmapilt areneks, siis tuleb kujundada teatud poliitilisi instrumente või poliitikainstrumente, olgu need siis toetusprogrammid või mingid regulatsioonid, millega siis seda kultuurielu just nende nurkadelt spetsiifiliselt edasi arendada. Nii et nii nagu iga muu valdkonna poliitika, on ka kultuuripoliitika sisuliselt valdkonna arendamise ja muutmise tööriistakast. Hästi, ja sa oled tegev või tegutsev mitmel rindel, kui võib nii öelda. Aga uurin, et mis sind inspireerib elus ja mis sind inspireerib nende erinevate valdkondadega tegelema? Mind elus üldse inspireerib, ma olen väga uudishimulik inimene olnud alati. Ma tahan saada aru, kuidas asjad toimivad. Olgu see kvantfüüsiline universum või aina enam viimastel aastatel on see inimühiskond. Ja mind inspireerivad inimesed, kes niimoodi ausalt ja siira huviga otsivad vastuseid nii lihtsatele kui keerulistele küsimustele. Ma ise teen seda sama. Ja mind inspireerivad inimesed, kes
on valmis nii-öelda avatult ja ka mingil määral enesekasu püüdmatult edendama meie ühist ühiskondlikku elu, nii et see on võib-olla, ma tean, et see ei vasta temaatiliselt küsimusele, et peale selle inspireerib mind minu koer, kellega me iga päev koos elame ja nii edasi, mind inspireerib muusika ja film ja erinevad loomealad, mind inspireerivad teadlased, kes mõtlevad ja kirjutavad huvitavaid mõtteid. Ja mis see teine pool oli? Noh, et ka mis nii-öelda nende erinevate valdkondadega sind inspireerib tegelema? Jaa, no muusikavaldkond on mulle jätkuvalt huvitav, sest ma mõistan seda. Ma olen selles pikalt tegev olnud ja ma justkui enda arvates saan küllalt hästi aru, mis need probleemid on ja mis need võimalused on. See, miks ma sattusin huvituma ühiskonnateadustest või poliitikateadustest ja veel täpsemalt poliitika kujundamisest, on ka seotud sellega, et ma näen spetsiifilisi küsimusi ja spetsiifilisi alasid muusika või üldse laiemalt kultuurivaldkonnas, mida saaks teatud poliitikainstrumentidega ehk teha paremaks. Ja ma olen tänaseks jõudnud sinna, et miks me neid instrumente siis välja ei arenda. Ma ei ütle, et mul on vastus, et ma ei oska öelda täna, millised need peaks olema, aga ma olen kindel, et me suudaks nendeni koos jõuda, kui meil oleks sisukas debatt. Ja miks meil seda sisukat debatti ei ole väga palju. See on mind pannud huvituma, eks ole, ideede ja diskursuse rollist muusikapoliitika kujundamisel või laiemalt poliitika kujundamisel. Et tegelikult eks mind tõukab tagant ikkagi see laiem küsimus, et kuidas me inimliigina oleme suutnud nii keerukad ühiskonnad rajada, mis meid ajab seda tegema, miks me teeme seda nii, nagu me teeme ja tegelikult ka, kuidas lahendada neid väga tõsiseid probleeme, millega me täna silmitsi oleme. Nii et jah, need küsimused mind kuidagi inspireerivad. Suur tänu vastamast! Aitäh!